kõik, ära looda, et neid kohtad veel. Eilsest veidi kahju meil küll olla võib, parem siiski see, mis oota veel. No nii, tervist kõigile ja aitäh, et olete tulnud siia aktsioonile ja otse-eetrile, mis toimub siis pildiraadio.com ja sooviks tänada kõiki veel kord, et te tulite siia. Ja ma arvan, et 2 põhieesmärki, mida ma sooviks selle aktsiooniga saada, on, et tuleks taastada raudtee teie abiga ja et saada Partsilt ja üldse sealt Toompealt jah-sõna. Me oleme juba 18 aastat seda oodanud, et saada raudteed ja ootame veel, kui vaja, aga sooviks saada seda juba. Sellepärast, et kui mina olin 1. juulil, olin uute rongide avamisel, siis mul oli erakordne võimalus rääkida Juhan Partsiga. Ma rääkisin, õigemini läksin ta juurde, kuna vend sosistas, et mina küsi, siis ma läksin ja rääkisin temaga. Ja tema lubas, et 2 aasta pärast tuleb, ta planeerib õigemini seda raudteed teha, et nad planeerivad. Aga kuna mina seda ei usu, siis mina mõtlesin, et ma teen siis aktsiooni. Ja see aktsiooniga ma tahaks näidata kõigil, et see raudtee on väga tähtis, et igaüks läänlane sõidaks sellega. Ja ma arvan, et tuleks anda sõna ka Neemele, kes on aidanud ka Haapsalu raudteed, et see oleks põhivaatuses. Ja ma arvan, et neid inimesi on rohkemgi, aga tema on üks nendest, kes on suurema osa aidanud. Ja ma veel kord tänan teid, et te tulite siia ja loodame, et saame see aktsiooniga midagi näidata. Aitäh! Tere kena talvehommikut, sel kargel talvepäeval siis esimene selline ilus ilm, päiksetäime ka Haapsallu. Selle 1. juuliga seoses mul tuleb meelde, et ma tegin Partsule tookord ühe kingituse, Haapsalu raudtee särgi, aga selga panna ta seda ei julgenud. Pigistas peos häbelikult seal. Aga mine tea, küll ta ehk sellega kunagi veel ilmub. Aga raudtee tagasi saamisega tegelikult lood said alguse tunduvalt varem. Ma sõitsin ise ka Haapsallu viimati 90-ndatel ja vahepealsetel aastatel siia ei sattunud. Tegelesin muude raudtee probleemidega ja mingi aeg tundsin, et on aeg hakata jalgrattamatkasid tegema. Sattusid need rohkem Lõuna-Eesti poole, kuigi plaan oli siia tulla, aga nagu ikka venivad asjad edasi. Ja ühel päeval siis ikkagi võtsin kätte ja tulin. Ja tegelikult ega seda terviseteed mööda kaugele polnud vaja sõita, pildid ju meenusid tuhandete reisijad, nagu meil üks sõidujuht armastab öelda, meenusid ka. Sõitsime siia nii päeval kui öösel mitmete rongidega. Ajad on muidugi teised, palju rohkem on autosid, aga samas on taas hakanud inimesed ka matkama näiteks. Ja paratamatult muidugi käiakse ka väljaspool kodutöölt. Nii et kui ma seal, mida rohkem ma seda tammi siis nii-öelda pidi Haapsalu poole sõitsin, seda rohkem aru sain, et see küsimus tuleb üles tõsta. Ja kui senini oli võib-olla viga selles, et väga harva räägiti Haapsalu raudteest. Mõned korrad aastas ehk. Üks paremaid kogemusi oli muidugi tulla siia mullu septembris, kui oli siis 17. liikluse katkemise aastapäev. Näha inimesi, kes tahtsid seda rongi tagasi. Ja muidugi natuke ma olen selline pessimistlik inimene, et ma hakkasin siiski ka veidi ringi vaatama ja püüdsin inimestega võimalikult palju suhelda, ka ettevõtetega, et aru saada, kui palju oleks sõitjaid, ei ole ju mõtet autot tagasi nõuda, kui see nagu kommentaarides keegi ütles, et mille jaoks te tahate seda, kui seal on 0–20 inimest rongis. 0 on inimene muidugi.
aga mida rohkem sai suheldud otsaga siis Hiiumaale ja Tirhamisse ja Matsalusse välja. Muide, seal kohtasin väga palju Facebooki sõpru, nii nagu kellega jutuks tuli, rong tuli välja, et on sõbralistis. See oli muidugi hea tunne. Haapsalus on olnud väga palju toetajaid ja hea on muidugi see, et raudtee vajadusest on aru saanud mitmed kultuuritegelased, kes sellest on kirjutanud, Mihkel Mutt, Aidi Vallik ja muidugi kohapealsed aktivistid ja ausalt öeldes on minul hakanud see Haapsalu kuidagi ennast siiapoole kiskuma. Nii ma tahangi jälle uuesti tulla ja muidugi ma tahaks tulla rongiga. Kui sõida mujal Eestis ringi, siis on ju näha, palju on sõitjaid. Miks sõidetakse, kuhu sõidetakse. Põhimõtteliselt saab selle kõik nii-öelda siia üle kanda või väga vabalt ära öelda, palju see reisijate arv peaks olema, võiks olla, saaks olema. Ja loomulikult on ta rohkem kui 20 inimest rongi kohta. Tihedat liiklust on vaja. 2-3 rongiga päevas ei sõida mitte keegi, seda on tõestanud juba praegune Pärnu raudtee, kuhu sõidetakse üldiselt ainult matkama. Muid sõitusid on väga vähe, kooliõpilised ka. Aga siit kiiremate rongidega tunni ajaga Tallinna saada, aeglasematega siis mõnevõrra kauem, see oleks, ma usun, et kõikidele väga meeldiv ja see on aeg, millega saaks ka tööl käia ja koolis. Samuti käiakse muide ka Haapsalus õppimas ja ka neile on see oluline, rääkimata siis ratastooli inimestest. Nii et sõitjate vähesuse üle, no tänapäeval küll keegi ei tohiks enam kurta, see ei tohiks üldse mingi mure olla. Raudtee ehitusega on siis lood sellised, et omal ajal siis Tsaari raudteed siin ehitati. Siin asub siis Baltimaade pikim katusega perroon. Ja ronge käis muidugi erinevaid. Meie diislite ajalugu lõppes siin 95. aastal. Peale seda käis veel eurorong, mida taheti kraavi lasta veedetavalt. Ja nii see elu siin lõppes raudteel. Lõpuks võeti ka rööpad üles. Hea on muidugi see, et tehti siia see tervisetee vähemalt asemele. Samas on niimoodi, et tegelikult see pikk aeg, mis on olnud, see on ebanormaalselt olnud pikk. Selle raudtee ülesvõtmisega ma olen nõus, sest ega rööpad ja liiprid olid vanad. Aga tegelikult oleks pidanud kohe alustama taastamistöödega. Aga tollane riigi suhtumine oli pigem selline, et raudteed kaelast ära saada. Edastati ju ka Viljandi ja Pärnu suund. 2001 ajal suleti liiklus ka Narva poole ja Lõuna-Eestis. Ja nii oligi karta, et suurem osa peale transiidi liikluse siis hääbub. Tegelikult asi läks vastupidi. Viljandi Pärnu suund elab, taastatud on liiklus ka Valga ja Koidula poole. Loota on isegi Koidula ja Valga vahelise liikluse tekkimist. Siin see raudtee ehitusega on asjalood nüüd sellised, et tasapisi asi edeneb, aga liiga tasapisi, sest et on tehtud maakonnas siin komisjon, kes peaks selle planeeringuga tegelema. Kuidagi ei saa päris õigeks pidada seda, see planeering peaks kestma 3 aastat tegelikult, kui nähes, kui kiiresti praegu tegeldakse Rail Balticaga, siis järelikult oleks selle raudtee planeerimine palju kiirem. Ja tegelikult ega siin ei olegi väga midagi planeerida, sest tegemist ei ole uue raudtee ehitusega. Trass on alles, peatuskohad on olemas, väiksed nihutamised tulevad kindlasti teha. Nii et asi peaks liikuma palju kiiremini.
pigem on jäänud asi poliitiliste vaidluste taha. Et ei ole saadud seda kindlat otsust. Räägitakse arengukava lülitamisest, aga see oli selline väga lillede jutt läbi lillede, et ei ole veel midagi kindlat, ei ole veel midagi teada. Õnneks on poliitikud, kes selle siiski seisavad ja siin riigieelarve arutelus oli ka üks ettepanek tehtud Haapsalu raudtee projekteerimise rahastamise kohta. Kahjuks mul puudub info siiamaani, kas see läbi läks, tõenäoliselt mitte, sest muidu ma oleks seda vast kiiremini kuulnud. Mis siis tehtud on? Tehtud on, ma arvan, kõige rohkem rahva poolt. Aita Mölder organiseeris siin jupikese raudtee ehitamist, millest isegi lapsed osa võtsid. On tehtud mitmeid aktsioone ratastooliga inimeste sõit riisi pärast Haapsallu. On püütud kirjutada sel teemal artikleid ja mida maavalitsuses siis rohkem on tehtud, seda räägib ehk pärast Urmas Suklas meil. Ühe aktsiooni korraldas ka Riigikogu liige härra Luik. Tõsi küll, tema aktsioon on Facebookis jäänud selliseks väga vaikseks ja natuke tüüpiliseks, et tema lehel väga palju kirjutatakse, aga vastuseid sealt ei tule. Ja see on asi, mida kohe kindlasti teha ei tohiks, sest inimesed ootavad vastuseid, kui lootus hakkab kustuma, siis üks põhjus selles ongi see, et lootus kipub vähenema ja usk. Aga kui paljudes asjades nii aina läheb, siis ei tähenda see mitte midagi head. Õnneks nagu siingi näha on neid, kes usuvad, kes loodavad, kes tahavad kohale tulla. Täpsemalt siis jah, seni taastamise kohta räägib ehk härra Suklas. Aga mina usun, et ega talv on vaikne aeg. Ometi liigutakse siin ka talvel. Rohkem peaks tegelikult Haapsalu ettevõtted sõna võtma. Omavalitsusjuhid tegid ühisavalduse valitsusele Haapsalu lülitamiseks, Haapsalu raudtee lülitamiseks siis arengukavva. Aga iga ettevõte, kelle klientide arv ju tegelikult sõltub Haapsalust kindlasti ka rongide tulekust, peaks olema väga ja väga huvitatud, nii et mida rohkem arvamuste avaldamist, seda parem. Artikleid õnneks on jah, siis nagu ma ütlesin, on mitmed inimesed kirjutanud. Teema on nüüd, võiks öelda, iganädalaselt üleval. Ja see on vähemalt see, mis ei lase ehk majandusministril nii kergesti kodus magada. Ega ta muidu poleks öelnud kuskil intervjuus, et Facebooki toetusgrupist teda igapäevaselt tervitatakse. Noh, muidugi päris igapäevaselt me ei tervita. Aga siiski. Ja kui Sukles tuleb, siis saab ehk küsida ka seda, et on ta kursis selle maakonnakomisjoni tegemistega. Jaanuarist tuleb mul endal pikem puhkeaeg ja siis ma kavatsen Haapsallu tulla ka maakonna valitsuses siis selle komisjoni inimestega kohtuda, et täpsemalt ikkagi teada saada, mida on tehtud, mida on öeldud üleval pool. Nii et eks paistab. Projekti kohta saan ma siis seda öelda, et see või kava tähendab lülitada, siis arengukavva on kahjuks teadmata, kas ta läks siis täielikult sisse või läinud. Lõplik otsus on minu teada tegemata siiamaani. Kui see peaks arengukavva sisse minema, siis on muidugi väike pluss, väike lootuse kasv, kui ei lähe, siis on selle võrra raskem. Samas on muidugi nende lubadustega alati nii, et lubada võib ju kõike, aga tegema ei pea, seda me võime näha Lillekülas või mitmes muus kohaski, kus oli ka
omal ajal valimislubadused olemas. Nii et selle kohta oskavad poliitikud vastata, viimased suhtluse poliitikutega on jäänud vastuseta just selle eelarve küsimuses. Nii et kahjuks ei oskagi isegi midagi lubada. Kuigi ma usun, et siiski see pannakse arengukava sisse, jääb ta siis tahapoole või ettepoole seal, on ta kindlatest vahenditest või loodetavatest vahenditest. See kõik on väga tähtis, aga kahjuks vastused siiamaani puuduvad. Uuel aastal ma loodan neid igal juhul saada, siis mul on aega. Ja siis on võimalik otse suhelda, kus ei saa ehk nii kergesti vastustest kõrvale põigelda.
ja oleme siis taas tagasi, vaatasime siin vaheajal meenutusi suvistest võtetest. Hea tunne oli, tänu sellele ma sain lõpuks siis Hiiumaal ära käidud, kuhu tükk aega jõudnud. Aga nüüd ma annaks siis sõna raudtee toetajatele, kellel on kindlasti omi mõtteid öelda ja järjest nii teemegi. Tere ka minu poolt. Mul on väga hea meel siin olla tänasel ilusal novembrikuu viimasel päeval. Ehkki meid siin praegu kohapeal just väga palju ei ole, siis ma olen täitsa kindel, et meid on suur hulk inimesi toetamas kodudes ja siin samas Haapsalu linnas. Kui ma esimest korda nagu kuulsin sellest aktsioonist, et võiks kokku tulla ja midagi koos ära teha, siis mul oli selle üle tegelikult väga hea meel, sellepärast et suvisel ajal, kuigi ma võib-olla Haapsalus ei ole selline igapäevane reisija, ütleme suvitaja, jääb siia Haapsalu ja ütleme siis Tallinna trassi vahele ka väga palju nagu selliseid kohti ka minu maakodu seal hulgas, kuhu mul oleks tõesti väga hea meel ka siis selle raudteega saada. Ja kui ma rääkisin ka oma tutvusringkonnas natukene sellest, et kuidas või millise nende mõtted võiksid olla üldse Haapsalu raudtee suhtes, siis üldiselt ma kuulsin nagu väga palju positiivset vastukaja, et kui selline võimalus tekiks, et siis oleks juba kas või kättesaadavuse parandamise tõttu või siis kui raudtee kui väga usaldusväärse transpordiliigi tõttu oleks võib-olla need inimesed hakkaksid siin rohkem käima ja üldiselt tundus inimesele väga sümpaatne mõte ja täpselt samamoodi ka mulle ja minu meelest, kui me paneme oma õlad kokku ja natukene mõtleme siin koos, et mida siin võiks ära teha, siis ma arvan, et sellest saaks tõesti asja. Tere ka minu poolt ja mul on väga hea meel siin ees seista, sellepärast, et ma tean, et ma olen hea eesmärgi nimel siin ja ma tahan, et mu kodu oleks lähemal. Nii et aitäh. Tere ka minu poolt. Ma peaksin midagi ka siis lisama siia teie ilusate mõtete sekka. No mina võin nii palju öelda, et ma olen põline haapsallane. Olen siin sündinud, üles kasvanud, siin koolis käinud ja siit edasi ka laia maailma edasi läinud. Aga ikkagi mu juured on siin ja tahaks, et see eesmärk, mille nimel me siia oleme tulnud, et see ka täituks, et minu ja paljude minu vanuste noorte tee jõuaks tagasi oma sünnilinna. Ja ma olen veendunud, et just nimelt Haapsalu raudtee taastamine on see tänuväärne üritus, mis kindlasti aitab kaasa sellele, et me tuleksime tagasi siia, kus me oleme sündinud, kus me oleme üles kasvanud. Praegune olukord on selline, et Haapsalus ei ole piisavalt töökohti. Haapsalus on linnapea Urmas Sukles. On töökohti, kas sul mulle on töökohta pakkuda? Minule, jah. Sa tead väga hästi, mida ma oskan. Mina arvan seda, et minu vanuste noortel ei ole piisavalt töökohti Haapsalu linnas. Aga see ei ole praegu probleemiks. Probleemiks on see, et meil ei ole ühenduskanaleid, ühendusteid selle piirkonnaga, selle tõmbekeskusega ehk siis Tallinnaga, mis tegelikult hoiaks meid ikkagi ühenduses oma kodulinnaga. Nii et mis ma oskan veel öelda? Ma arvan, et me oleme õigel teel ja kuigi meid pole täna siia väga palju kogunenud, ühendab meid kõik üks ja siiras soov ja ma usun,
et härra Parts kuulab meid ja võtab meid ikkagi tõsisemalt. Sest et see jutt, mis oli siin juulikuus, kui ka mina vist olin, ma mäletan, et see oli juuli algus, kui oli uute rongide tutvustusaktsioon Tallinnas, siis sai kuulda härra Partsilt lubadust, et võimalik, et raudtee tuleb tagasi. Aga siiamaani on ta nagu lubaduseks jäänud, et ta tahaks loota, et ta ikkagi kuuleb meid. Ja loodan, et see ei jää ainult lootuseks, vaid et tulevad ka mingisugused teod ja tagajärjed sellele, et me siin seisame, et üldse meie tegevus kannab lõpuks ka vilja. Aitäh siis korraldajatele, aitäh Neemmele, aitäh võttegrupile, aitäh Kaarelile. Äkki soovib veel kedagi? Äkki annaks siis juba härra Linnapeale. Küsiks, ta tuleb kohe tagasi. Ja oota, vaatame, võib-olla tal on kiirem ka, et saab ära küsida, mis ja kuidas. Et ma hea meelega küsiks nüüd ise ka, härra Suklas, teile palun sõna. Ma küsiks ka hea meelega, kui juba võimalus on, et kas pöörmeseade koht on olemas? Pöörmeseade koht, ma tahaks ka võib-olla tööd. Pöörmeseade koht, pöörmed on, aga seadet ei ole. No siis kui ma tulen seadma, vaatame, kas rongid ka tulevad. On midagi uut, head, halba? Noh, nii palju on, et ta ikkagi sinna arengukaua nagu sellise poolvinnaga sisse sai, see raudtee taastamine, aga kahjuks ikkagi need, kes Tallinnas otsustavad, need loevad raha omamoodi. Ja see raha lugemine on, no ei ole nagu regionaalpoliitikat soosi, kahjuks. Üldiselt vist jah. Aga midagi sellest Riigikogu eelarve arutelul oli ka poliitikute poolt, Tõnis Palts ja teised tegid ettepaneku seal lisaraha eraldamiseks see eelarve arutelul, aga see vist ka ei läinud läbi. Ma ei tea ausalt sellest, võib-olla Lauri Luik või kes meil seal või Neeme Suur oskavad täpsemalt öelda, aga seda ma kuulsin, Parts siin on väitnud, et Läänemaa inimene nagu aktiivselt ei ütle, et tahab raudteed tagasi ja et ei ole ka tehtud nagu uuringuid, aga tegelikult ju siin aastaid tagasi sai tehtud päris selline põhjalik uuring. Kas ta nüüd... See Rein Riisalu ja... Ja Riisalu ja nüüd, kui on ikkagi näha, et need ilusad rongid mööda Eestit sõitma hakkavad, pigem ma arvan küll, et Eestimaale või ühele suurele osale Eestimaast oleks Haapsalu-Rohuküla raudtee taastamine vajalikum kui see jõuga läbisurutav Rail Baltic, mis lõikab nüüd nagu Eesti pooleks, kui see nüüd jah, sellise lahendusena küll, jah. Et see on selline kuidagi, minu jaoks on arusaamatu. Ja ma olen selle Rail Baltica teemal ka päris palju suhelnud, aga on seinast seina arvamusi, aga esialgu on küll tunduvad need prognoosid kõik olema sellised lahest võetud reisijate arvu koha pealt ja No kui siin öeldakse, et Rail Baltica lõpeb ära, kiir Rail Baltica lõpeb Riias ära, natuke kiirem lõpeb Kaunases ära ja Poolas on juba selline määramatus ja siis panna siin miljardid magama, mis sest, et Euroopa raha, aga kui ma olen seal Riigikogu rahandusinimestega rääkinud, kui me arutasime seda just raudtee taastamist, siis nad ütlesid, et ka Euroopa raha on Eesti eelarve raha. Tegelikult ka minu see sama Euroopa raha, kui see sama summa saaks alla, ütleme siia Haapsalu raudteele ja tegelikult ka Võru-Valga Koidule, eks ole, kant või selliste erinevatele kohtadele, siis selle rahast tõenäoliselt saaks summaarselt ära teha palju rohkem. Ja kui ütleme üle Tartu siis ikkagi liiklus avada. Aga see... Ei, ega see Euroopa raha on ka selline, et ega sellisele Rail Balticule antakse ja mujale nagu ei anta, et see ja nüüd on need Euroopa rahad on siia Eestisse tulemas ja see jaotus on ka suures osas ära tehtud, aga millegi pärast eks 2 aasta pärast on Riigikogu valimised ja kui siin
nii edasi läheb, et ka noh, reform, kus ma ise partei liige olen, ikkagi selliselt kuidas öelda, kokkuhoiupoliitikat edasi arendab, noh, ega siis ma kipun küll arvama, et tuleb võimuvahetus, kahjuks. Jah, seda võib juhtuda küll. Vaat, ega me ei teagi kunagi, kas see on kahjuks või kasuks, sellepärast, et kas või näha ju seda, et kui nüüd valikud tehakse teised ja olukord jääb hullemaks, siis on vähemalt õppetunni saanud. Aga muidugi samas see ei ole kõige parem variant. Et igal juhul Haapsalu peale ma loodan küll vähemalt ja ärge siis, kui see ülesõit tehti nüüd korda, ärge seda pöörangut üles võtke, et ma tulen jaanuarist ikkagi pöördmisseadaks, ma võtan omal uua kaasa ja puhastan lumest ja siis vahetevahel sean pöörangut. No sa võid tulla ja luuaga võid tulla, aga kas jaanuaris lund ka, see on ise asi. No kui ei ole, siis lähen Saamaadesse puhkama. Aitäh, Urmas, ja loodame parimat. Siin on meil veel Tarmo. Aha. Ja jätkame siis, meil on siin fotograaf kohal, mis tema arvab? Kas tahaks rongiga sõita? No muidugi tahaks, ma olen ju vana rongiga sõitja, juba nõukaajal on sõidetud, ise elan Õuemõisas, nii et rong praktiliselt sõitis kohe ukse ette, nii et nii mugav oli Tallinnast tulla ja minna ja noh, ühesõnaga täitsa loomulik, et raudtee on. No jah, ma siin sattusin Tallinnas ka isegi üks hommikul kohe niimoodi kokku rongis, vaatasin, et sa sõitsid lausa Peterburi poole Ulmase ja teistega, käisite Peterburis seal. Kas sul ka see kokkupuudet oli selles mõttes midagi Peterburi poole pealt nende huvi näiteks asja vastu? No ma ei tea, otseselt nagu ei olnud, aga noh, nagu siin ajakirjandusest ja meediast läbi käinud, ikka venelased on väga huvitanud, kuna ikka Haapsalu on ju vana traditsiooniga kuurot linn ja siin omal ajal ju käidi Venemaalt ju põhiliselt sobituma siin alates tsaariajast ja isegi Eesti Vabariigi aeg, nii et noh, see raudteeühendus on igati, ma arvan, et ka Venemaa inimestele teretulnud. Jah, aitäh, Alvo. Selle
Venemaa ühendusega on jah selge, et Peterburi oleks üks suund, mis oleks kindlasti väga vaimustatud meie siin võimalustest siin, või tähendab siin puhata ja Haapsalul oleks väga, eelmise aasta Vene laatki näitas. Urmas, kas tänav aasta tuleb ka Vene laat? Selge, väga hea. No selge, siis ma pean selleks ajaks juba kohale tulla, sest eelmine aasta üritus oli väga hea. Kui me käisime siin, nagu siin meenutustest oli näha, käisime Hiiumaa kandis, sattusime seal kokku isegi Vene jalgrattaturistidega või matkajatega. Tookord oli 2 naisterahvast Jekaterinburgist, kui ma õieti mäletan. Ja nendele meeldis näiteks väga meie RMK ja rattateed ja ma usun, et meeldis ka see tervisetee. Nad olid väga-väga rahul siin. Tegelikult oleks kõik võimalikke turiste ka Venemaalt, rääkimata Soomest, siia tuua. Haapsalu linnas, ma tean ju ka, oli see asi, et näiteks siin kutsutakse Soome sportlasi siia treenima, harjutama, elama mingiks ajaks. Võimalused on olemas, mis viga neilgi oleks rongiga liikuda. Nii et potentsiaal on Haapsalus igal juhul väga tugev. Ja ega riigi rahadega kindlasti midagi peaks õnnestuma saada, on ju parteide toetusrahad ja on koduigatsustasu Brüsselis. Tähendab, raha on, nii et selliseid asju võiks saata ka siiapoole, kus inimesed samuti igatsevad oma koju, nagu Kertki ütles. Ja et inimesed tahaksid siia tagasi tulla, mitte ära minna. See äraminek on tegelikult üks halvimaid asju kõikides Eesti regioonides ja Haapsalu puhul kindla peale rongiliiklus oleks, no ma ei oskagi öelda, ütleme niimoodi väga kõva sõna. Muide, selle sama liikluse suhtes oli siin minul üllatav teada, kui vanasti sõitis Keila ja Haapsalu vahel väga palju inimesi, siis mina siin bussiga Haapsalusse sõites avastasin järsku ühel korral, et Keilaga ei olegi praktiliselt bussiühendust. Täiesti uskumatu, lihtsalt mul ei ole sõnu. Kahju, et ma ei saa siin küsida küsimusi Aitamöldilt ja teistelt toetajatelt, kes siin oli Aita pidi tööle minema. Aitamöldil on väga tulihingeline toetaja ja väga palju ära teinud Haapsalu raudtee heaks oma kulu ja kirjadega. Nii et tänud Aitale, Ritale ja kõikidele HLT sõpradele, keda siis Facebookis on tublisti üle 2000. Tegelikult oli neid rohkemgi, sest kui sai üles kutsutud Luige lehte toetama, siis üks pilt, mille Facebooki selle teemal üles panin, kogus ligi 10 000 meeldimist. Nii et toetajaid on väga palju ja tahaks loota küll, et me saame Haapsalu rongiga sõita. Tegutseda on vaja kiiresti. Tegelikult iga aasta, mis me kaotame, ei tule asjale kasuks. Kui ei usu, tulge vaadake Haapsalu, kui palju on siin kinnisvara müüa, kui palju võib-olla kiputakse lahkuma. Aga teisest küljest on see hea. Nii nagu omavalitsusjuhid käisid Rootsis vaatamas Rail Baltica taolist kohaliku raudtee ehitust, siis just räägiti sellest, et kinnisvara hinnad piirkondades hakkasid tõusma, inimesed tahtsid uuesti tulla elanike arv hakkas kasvama, nii et sama juhtuks ka Haapsalu ja Läänemaaga üldiselt, Hiiumaast, Vormsist ja isegi Saaremaast rääkimata, sest kõike on võimalik ühendada, kui ainult tahtmist on. Aga aitäh minu poolt, aitäh toetajatele ja uskuge ning aidake mul ka uskuda. Minu poolt ka siis aitäh ja aitäh nii paljudele, kui teid tuli. Aitäh Urmasele, et sa tulid ka kohale. Ja ootame siis ikka seda raudteed ära ja vaatame, mis nii-öelda 2 aasta pärast võib tulla. Aitäh!